Kui oleksid öelnud kellelegi, kes vaatas Venemaa täiemahulise sissetungi esimesi kaootilisi tunde, et Ukraina võitleb veel üle 4 aasta hiljemgi, oleks peaaegu keegi sind uskunud. Aga siin me oleme. Mitte ainult ei seisa Ukraina veel märtsi alguses 2026 püsti, vaid on enamiku mõõdetavate näitajate järgi tugevamas operatiivses positsioonis kui 2025 aastal. Sellel on mitu erinevat põhjust, mis kõik keskenduvad tõsiasjale, et Ukraina on suutnud sõja jooksul arendada tõhusamaid relvi ja taktikaid, samal ajal kui Venemaa jäi kindlalt vanade viiside juurde. Tegelikult on olukord nii palju muutunud, et mitte ainult pole Ukraina murdnud läbi Venemaa rindejoonest, vaid Venemaa ei paista suutvat nende edasiliikumist takistada. Võti Ukraina jaoks on lüüa neid seal, kus see tõeliselt haiget teeb. Alustame laiemast raamistikust, mille pakub Bill Groder, finantsist ja korruptsioonivastane aktivist, kellest on saanud üks teravamaid hääli Venemaa sõja majanduslike aspektide osas. Tema argument on kaheosaline. Ühelt poolt on Venemaa teinud tohutuid taktikalisi vigu, mida oleme 4 sõja-aasta jooksul põhjalikult kajastanud. Aga teine argument on see, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ei kavatse enam oodata, et lääne valitsused Venemaale majanduslikku survet avaldaksid. Selle asemel teeb Ukraina seda otse ise rünnakutega Venemaa naftarafineerimistehastele ja niinimetatud varilaevastiku aluste vastu, mida Moskva kasutab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, on Ukraina suutnud tabada Venemaad seal, kus see kõige rohkem haiget teeb, otse rahakotti. Iga rafineerimistehas, mis töölt maha võetakse, iga tanker, mis rivist välja lülitatakse, on hoop Venemaa sõjamasinat ülal hoidvale tuluvoolule. Vaatame numbreid. Carnegie Endowmenti andmetel on Ukraina rivist välja löönud umbes 38% Venemaa nafta rafineerimisvõimsusest. Sama analüüs viitab aga sellele, et Venemaa kaotas tegelikult vaid umbes 69% oma kütuse netoekspordivõimekusest, kuna neil on olemas tootmisvaru. See saavutati 120 rünnaku jooksul 2025 aasta vältel, millest enamik suutsid Venemaa naftataristule mingitki kahju tekitada. Rünnakud kulmineerusid 2026 aastal, kui jaanuari ja veebruari jooksul toimus 40 lööki, tabades vähemalt 13 olulist sihtmärki. Selle hulka kuulus ka rünnak Volgogradi naftatöötlemistehasele, mis peatas 40% selle tootmisvõimsusest. Ainult see tehas moodustas ligikaudu 5% sõjaeelsest kütuse ekspordist, võimaldades Ukrainal veelgi enam saavutada oma eesmärki katkestada Venemaa juurdepääs ressurssidele, mis toetavad tema sõjategevust. See kõik on olnud suuresti tänu Ukraina võimele jõuda uute sihtmärkideni. Võimele, mis on sõja alguskuudest alates märkimisväärselt kasvanud. Siis sõltus kõik täielikult sellest, millised olid lääne poolt tarnitud relvade tegevusraadiuse piirangud. Aastatel 2025 ja 2026 sümboliseerib seda laienemist Firepoint. Kiievis baseeruv erakaitsetööstusettevõte, mille asutas 2022 aasta keskel grupi insenere, arhitekte ja mängudisainereid, alustas ajutistes töökodades ja on kasvanud enam kui 2000 töötajani, kes tegutsevad mitmes varjatud tootmisüksuses Kiievis ja selle ümbruses. Eritsi väärib erilist tähelepanu FP1 droon. One-Way Attack OWA droon on tööloom, mis on põhjustanud kõige rohkem kahju, lennuulatusega umbes 1000 kilomeetrit, üle 27-kilose lõhkepeaga sõltuvalt konfiguratsioonist ning modulaarseks lihtsaks kokkupanekuks ja elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavaks loodud FP1 on saanud tunnustust enam kui 60% Ukraina süvarünnakute eest Venemaa territooriumil. See tähendab, et enamik rünnakutest Venemaa laskemoonaladudele, nafta rafineerimistehastele ja sõjalistele juhtimiskeskustele, mis on viimase aasta jooksul rahvusvahelistes uudistes olnud, viidi läbi ühe kodumaise platvormi abil. FP2 oli järgmine samm edasi. See on suurema vaenguga, kuid väiksema tegevusraadiusega raskem relv, mis on mõeldud tugevdatud rajatiste ründamiseks. Ainult üks 130 miili pikkune väiksem tegevusraadius tähendab, et droon oli mõeldud juhtimiskeskuste hävitamiseks või venelaste takistamiseks Ukraina territooriumile tungimast. Kuid 2026 aasta alguses vihjas Firepointi kaasasutaja ja peadisainer Dennis Schlieterman, et platvorm pidi läbima uuenduse, et mahutada 98 naelast lõhkepead, suurendamaks selle tõhusust. FP1 ja FP2 võimekusest kõrgemal asub FP5 Flamingo.
See on Firepointi tiibrakett, mis kannab 2540 naelast lõhkepead kuni 1900 miili kaugusele. Selle raketi kere on valmistatud radarile läbipaistvast klaaskiust kerimistehnikas, mida tavaliselt kasutatakse ballistiliste rakettide puhul, mis aitab tal lennu ajal radarituvastust vältida. Uutmine hakkas hoogustuma 2025 aasta keskpaigas, eesmärgiga jõuda sügiseks 210 ühikuni 6. Veelgi olulisem on see, et Flamingot on juba kasutatud. Ukraina allikad kinnitasid 2026 aasta jaanuaris rünnakuid Venemaa Kapustiniari polügoonile. Eraldi operatsiooni käigus tabas rakett Venemaa territooriumil asuvat Iskanda rakettide tootmistehast. See on Ukrainas ehitatud tiibrakett, mis tabab tehaseid, kus toodetakse rakette, mida Venemaa tulistab Ukraina linnade pihta. See viib meid Firepointi ambitsioonide tippu, FP9-ni. See on lühimaa, ballistiline rakett, mille lennuulatus on umbes 500 miili. Lahingupea kaal 1700 naela ja lõppkiirus umbes Mach 6,5. Võrdluseks Venemaa Iskanda ballistiline rakett, süsteem, mis on kogu sõja vältel põhjustanud Ukraina taristule tohutut kahju, tabab sihtmärki umbes kolmandiku sellest kiirusest. Praktikas tähendab see, et õhutõrjesüsteemidel on Iskanderi vastu tavapärasest vaid murdosa ajast, et raketti tabada. Ja arvestades, kuidas Venemaa on kogu sõja vältel aeglaselt kaotanud S-400-sid, võiks FP9-de laialdane kasutuselevõtt kiirendada Ukraina raketipõhist majanduslikku survestamist. Kõige selle juures on ilmselt kõige olulisem tegur see, et kogu relvaprogramm eksisteerib täielikult eraldi NATO ja lääne piirangutest. Ameerika Ühendriikide poolt armitud ATACMS-i rakettide maksimaalne laskekaugus on umbes 190 miili, mis on sisuliselt piiratud, et takistada rünnakuid sügavale Venemaa territooriumile. Seega kõik, mis on jõudnud Moskvani või sihtinud Venemaa sisemaal asuvat taristut, on toodetud koha peal. Kui FP9 jõuab laialdase tootmiseni, võiks see ohustada Moskvat või Peterburi. Lisaks relvadele endile on Ukraina hakanud tegelema ka süsteemse probleemiga, mis on sõja algusest peale vähendanud nende droonikampaania tõhusust. 10. märtsil allkirjastas kaitseminister Mihhailo Fedorov, kes määrati sellele ametikohale 2026 aasta jaanuaris just selleks, et kiirendada Ukraina tehnoloogilist ülekaalu ametliku korralduse, millega muudeti riigi droonide ostmise korda. Vana süsteem põhines suhetel, läbipaistmatutel nõudluse kujundamise protsessidel ja teguritel, mida sõjaanalüütikud on otse nimetanud korruptsiooniriskideks. Tulemuseks oli see, et Ukraina rindesõdurid said regulaarselt droone, mis ei töötanud nii nagu reklaamitud ning pidid neid siis kaevikutes käsitsi ümber ehitama ja parandama. Uus süsteem on palju lihtsam. Sõjaväeüksused esitavad taotlusi vastavalt oma vajadustele. Kindralstaab koostab seejärel hankenimekirja, mis sisaldab ainult vajaliku varustuse tehnilisi andmeid. Oluline on see, et nimekiri ei sisalda kaubamärke ega konkreetseid tootjaid. Küsimuse selle kohta, millised tooted tegelikult ostetakse, otsustavad seejärel 5 digitaalset lahinguvälja andmesüsteemi. E-Point, mis jälgib varustuse tegeliku lahingutõhusust välitingimustes. Dotchain ja Brave One Market, mis registreerivad, mida üksused iseseisvalt ostavad, peegeldades tegelikku nõudlust koha peal. Ja Delta ning Mission Control, mis pakuvad sünkroniseerimismaatrikseid ja lahingurakenduste analüütikat. Kui droon ei lenda või ei taba sihtmärke, eemaldab süsteem lihtsalt kogu nõudluse selle järele. Hankeotsused tehakse andmete põhjal, mitte selle järgi, kellel on ministeeriumis õiged suhted. Ka eelarve jaotamine on muutunud. Uue struktuuri kohaselt läheb 80% hankefondidest ainult nendele süsteemidele, mis on lahinguvälja andmete põhjal tõestanud oma tõhusust. Ülejäänud 20% on reserveeritud innovatsiooniks, näiteks uutele süsteemidele, mida katsetatakse lahingutingimustes või ilma kogu selle bürokraatiata, mis eksisteerib lääne süsteemis. Fedorov kirjeldas seda 20% kui mehhanismi uute tehnoloogiate kiireks testimiseks ilma tarbetu bürokraatiata. Praktikas tähendab see, et Ukraina saab uut droonimudelit suuremas mahus testida juba nädalate jooksul pärast selle ilmumist, selle asemel, et oodata kuid sertifitseerimisprotsessi läbimiseks. Siis on veel Ukraina kaitsetööstuse ulatus, mis on praktiliselt täielikult ümber kujundatud. Täiemahulise sissetungi alguses 2022 aasta veebruaris oli Ukrainal 7 droonitootjat. Nüüd on neid üle 500. Elektroonilise sõjapidamise ettevõtete arv on kasvanud 2-st enam kui 200-ni. Eraraketivalmistajaid varem ei olnud, nüüd on neid üle 20.
mehitamata maismaasõidukite ettevõtteid polnud varem üldse. Nüüd on neid üle 100. Sellist kasvu pole 21. sajandil nähtud ning see on võimaldanud Ukrainal drooni innovatsioonis Venemaaga sammu pidada. Elektroonilisel lahinguväljal on Ukraina samuti teinud edusamme, et piirata Venemaa arvulist ülekaalu, eriti just droonide osas. Siin tulevad mängu laserrelvad. Vene Telegrami kanalites jagatud videod, mis on juba iseenesest kõnekad, näitavad, kuidas Ukraina suunatud energiaga relv rivistab välja fiiberoptilise juhtimisega FPV drooni. Kõnealune droon on see, mida mõlemad pooled nimetavad ootajaks või varitsusdrooniks. See maandub tee äärde madala energiatarbega režiimis, ootab vaenlase sõidukit, aktiveerub ja ründab. Fiiberoptilisi ootajad juhitakse füüsilise kaabli abil, mis keritakse droonist välja selle lennu ajal. Kuna nad ei kasuta raadiosignaale, on nad elektroonilise segamise suhtes praktiliselt immuunsed. Just sellepärast on neist saanud üks ohtlikumaid ohte rindel. Muidugi on Ukrainal olemas oma fiiberoptilise drooni versioon, millel on sarnased tulemused, kuid võib väita, et Venemaa tegi selle edusammu esimesena ja on seda tõhusalt kasutanud, et takistada Ukrainal oma vägesid rindele lähedale paigutamast. Aga uus energiarelv võib selle eelise pea peale pöörata. Kaadrid näitavad kontsentreeritud valguskiirt, mis liigub mööda fiiberoptilist kaablit, mis ühendab drooni selle operaatoriga, pärast mida droon kaotab juhitavuse ja lülitub välja. See on tõenäoliselt oletatav Sunray lasersüsteem, prototüüp, mida demonstreeriti Atlantikule veebruaris, kirjeldatud kui auto pagasiruumi suurust ja võimelist väikseid droone sekunditega taevast alla põletama. Sergei Beskresnov, Kaitseministeeriumi nõunik ja sõjaväe raadioside tehnoloogia spetsialist, vastas Venemaa väidetele, et kaadrid on ehtsad talle omase sarkasmiga. Venelased ütlevad, et me leidsime viisi, kuidas fiiberoptikale vastu saada. Selle asjaga skaneerime me ka ajusid ja röövime inimesi, märkis Bezgresnov. Aga videole jäänud Vene droonioperaatoritele ei paistnud see naljakas tunduvat. Erru läinud kontradmiral Mark Montgomery ütles ajakirjanikele vahetult enne selle kaadri ilmumist, et Ukraina võiks lahinguvälja lasereid kasutusele võtta 1–2 aasta jooksul. Võrrelge seda keskmise hankeperioodiga, mis ulatub 6 aastast ülespoole, kusjuures Ameerika enda droonitõrje lasersüsteemid on olnud aktiivses arenduses alates 2022 aastast. On ilmne, et droonitõrje võidujooksu kiirenedes ja droonidest saades lahinguväljal inimvägede vaikimisi asendajad, võib esimesel riigil, kes suudab välja töötada tõhusa ja odava relva, olla tohutu eelis. Ja just seetõttu on laserrelva väljavaade nii ainulaadne. Kuna relv töötab elektrijõul, oleks selle kasutamise kulu märkimisväärselt väiksem kui vaenuliku drooni loomise kulu. See on vastupidine praegusele droonisõja majandusele, kus suhteliselt kallist raketti või drooni kasutatakse odavamate vaenlase droonide tõrjumiseks, mis võib põhimõtteliselt kogu droonide kontseptsiooni pea peale pöörata. Aga Ukraina on seda hoogu täielikult ära kasutanud. Maapinnal viitab lahinguvälja olukord kogu 2026 aasta veebruaris sellele, et Ukraina on vähemalt Sõjauuringute Instituudi hinnangu järgi paremas seisus kui 2026 aasta alguses. Kui soovid täpselt teada saada, kuidas see juhtus, siis kindlasti telli The Military Show. Me postitame igapäevaselt sisu, mis jälgib tähelepanelikult kõike sõjaga seotut. Lühidalt öeldes ei suutnud Venemaa talvehooajal oma tegelikke eesmärke saavutada. Vene väed hakkasid suhteliselt kiiresti edasi liikuma Huli poole ja Oleksandrivska suundadel 2025 aasta oktoobri lõpus ja novembri alguses. Tõenäoliselt lootis Vene juhtkond, et need edasiliikumised täiendavad operatsioone Orikivi lähedal, võimaldades Vene vägedel linnale läheneda nii idast kui ka läänest ning lõpuks liikuda Zaporižja suunas. See manööver oleks võimaldanud Vene vägedel mööduda Ukraina tugevalt kindlustatud ida-lääne suunalistest kaitseliinidest Zaporižja oblastis, selle asemel, et üritada otseseid rünnakuid lõunast. Pea meeles, et Zaporižja oli sisuliselt üks viimaseid Ukraina vastupanu tugipunkte selles piirkonnas, eriti pärast seda, kui Venemaa suutis pärast 2-aastast lahingut Pokrovskis saavutada pürhoose võidu. Sellel plaanil oli oma loogika.
2025 aasta detsembri alguses hindas ISV, et taktikaline läbimurre Uljapolest põhja ja kirde pool võiks võimaldada Vene vägedel saavutada operatiivseid edusamme. Seejärel 29. detsembril 2025 teatas Vene juhtkond plaanidest ühendada Origivi ja Hulipoole suunad, et liikuda edasi Zaporižja poole. Lisaks näisid lõppeesmärgid olevat Ukraina kindlustatud vöönd, mis on tugevalt kindlustatud linnade koridor Donetski oblastis, sealhulgas Družkivka, Slovjansk ja Kramatorsk, kus Venemaa on valmistunud ründama kui oma 2026 aasta kevad-suve-kampaania keskpunkti, kuid just siin hakkasid asjad viltu vedama. Näete, Venemaa 2025-2026 aasta talvine raketi- ja droonikampaania Ukraina energiarajatiste vastu ei suutnud saavutada ühtegi oma kavandatud strateegilist eesmärki. Hoolimata Ukraina elektrivõrgu tõsisest kahjustamisest ja tsiviilelanike jaoks kuudepikkusest raskest ajast, ei suutnud Vene väed katkestada energiavõrku rinde lähedal ning nende rünnakud ei suutnud takistada Ukraina kaitsetööstuse baasi kasvu piirkonnas. Ukraina kaitseministeeriumi nõunik Hanna Gvozdia ütles 19. veebruaril, et tootmine on alates 2022 aastast kasvanud 50 korda ja ulatunud hinnanguliselt miljardi väärtuses toodanguni. Venemaa sihtis taristut, et peatada Ukraina relvatootmine, kuid relvatootmine kasvas sellest hoolimata. Lahinguväljal olid Venemaa taktikad lihtsalt pärsitud. Moskva panustas infiltreerumistaktikatele ja ründavatele tegevustele kergete motoriseeritud jõududega, mis ideaalis tähendab, et kaotatakse vähem soomustehnikat, kuid väga palju inimesi. Kuid 2025 aasta detsembri lõpuks oli juba aeglustumine, sest Vene väed olid eelnenud kuudel kandnud väga suuri kaotusi. Infiltreerumismudel töötas siis, kui Vene jalavägi suutis edukalt tungida Ukraina positsioonidesse, kogunes ja kindlustas end seal. Kuid Ukraina väed takistasid infiltreerunud üksustel saada tuge ülejäänud Vene vägedelt, lõigates nad sisuliselt vaenlase territooriumi keskel ära. See on tõenäoliselt jätnud Vene väed ilma ründepositsioonidest, kust nad kavatsesid alustada suvist pealetungi eesmärgiga jõuda Zaporižjani. Seejärel kasutas Ukraina vastupealetung, mis algas jaanuari lõpus, just seda ebaõnnestumist ära. Ukraina väed hakkasid Vene vägesid Dnipropetrovski oblastist välja tõrjuma ja nurjasid Vene ettevalmistusi kevadiseks pealetungiks. Äkiline muutus rindejoones tähendas, et Ukraina vabastas vähem kui kuuga üle 150 ruutmiili territooriumi, tagastades Ukrainale rohkem maad, kui ta kaotas suve keskpaigast hilissuveni esimest korda pärast 2023 aasta suvise vastupealetungi. Konkreetsete üksuste liigutamine näitab, kui pinges Venemaa tegelikult on. Vene sõjaväe juhtkond oli sunnitud ümber paigutama eliitõhudessantväed ja merejalaväe üksused Polkrossi suunalt ja Topropilja taktikalisest piirkonnast Ida-Ukrainas lõunarindele, tõenäoliselt vastuseks neile samadele Ukraina edusammudele. Need olid sisuliselt väed, kes vaid mõni kuu varem suutsid vaevu Pokrossi hõivata ja on samuti kandnud suuri kaotusi. Näiteks ei olnud ISV täheldanud 656 motoriseeritud laskurpolgu tegutsemist lahinguväljal alates 2025 aasta augustist. See viitas sellele, et Vene sõjaväe juhtkond oli selle üksuse varem tagasi tõmmanud ja võis hoida seda reservis tulevaste pealetungi operatsioonide jaoks. Sisuliselt on Venemaa sunnitud kulutama oma kevadise pealetungi reservi kaitseks mitu kuud enne plaanitud aega. Tõsiasi, et rida Ukraina taktikalisi vasturünnakuid sunnib Venemaad tegema operatiivseid ja strateegilisi otsuseid, viitab sellele, et Vene väed on juba ülekoormatud isegi suure pealetungi ettevalmistamise ajal. Selle tulemusena võib Kreml olla sunnitud kas loobuma oma 2026 aasta kevad-suvise pealetungi plaanidest või neid oluliselt kohandama, kas Donetski oblastis, Zaporižja oblastis või mõlemas. Aga Venemaa probleem pole ainult kaotused. Kogu Venemaa sõjamasina tagaseisev süsteem on äärmiselt ebakindel ja varisemisele lähedal. Võtame näiteks värbamiste arvud. Umbes 422 000 inimest sõlmis 2025 aastal lepingu Venemaa sõjaväega, mis on 6% vähem kui umbes 450 000, kes sõlmisid lepingu 2024 aastal. Venemaa julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi sõnul. Mõned Venemaa piirkonnad on väidetavalt majandusliku surve tõttu vähendanud sõjaväkke värbamise boonuseid. Peameeles, see on seesama armee, mis alustas sõda, umbes 160 000 Ukrainasse saadetud sõduriga ning seejärel kaasas konflikti ligi 900 000 sõdurit.
ja viimaste hinnangute kohaselt oli Venemaa sõjas kaotanud üle 1,25 miljoni sõduri, läbides sisuliselt kogu oma sõjaeelse reservi ja veel poole sellest lisaks. Täpsemalt näib tipp olevat saavutatud 2025 aasta detsembris, kui Venemaa kaotused ületasid esimest korda uute lepinguliste sõdurite arvu. Venemaa lisas sel kuul 27 400 lepingulist sõdurit, samal ajal kui kaotused ulatusid 33 200 hukkunud ja haavatuni. Varasematel kuudel olid sissekutsutute arvud Kremlile veel suhteliselt soodsad, kuid see aeglustumine muudab olukorra palju keerulisemaks. Ühe analüüsi kohaselt vajab Venemaa tegelikult umbes 45 000 uut värvatud kuus, et oleks üldse lootust 2026 aastal tõsist pealetungi korraldada. Arvestades, et see number ulatub vaevu 2/3 vajalikust, võib öelda, et Venemaa on sisuliselt kaotanud suure osa oma tempost, hoolimata sellest, et neil on endiselt üldine arvuline ülekaal. Kremli vastus on olnud etteaimatav. Värbamisbaasi on järjest allapoole laiendatud. Venemaa on süstemaatiliselt laiendanud niinimetatud erikontingente, mida kasutatakse armee täiendamiseks. 2025 aastal laiendati seda kategooriat, hõlmates lisaks vangidele ja kriminaaluurimise all olevatele isikutele ka inimesi, kellel on tasumata rahalisi võlgnevusi, sealhulgas maksmata laene. Venemaa on suurendanud ka välisriikide kodanike värbamist, eriti riikidest, mida ta peab sõbralikeks, sealhulgas Aafrika ja Lõuna-Ameerika riikidest, kus potentsiaalseid värvatavaid meelitatakse või isegi petetakse rahaliste hüvede või kodakondsuse lubadustega. See kõik viitab ainult ühele asjale. Venemaa ressursid saavad aeglaselt otsa. Majanduslikus plaanis on Ukraina suutnud aeglaselt kehtestada omaenda sanktsioonid, hävitades osa Venemaa naftatöötlemis- ja eksporditaristust. Lääs on samuti suurendanud survet, olles valvsam varilaevastiku laevade suhtes, mis liiguvad Läänemerre ja sealt välja. Relvavaldkonnas on Venemaa ilmselt kaotanud eelise, mis tal oli odavalt toodetavate šahhidide kaudu. Ukraina kodumaiste kaugmaadroonide hankekulud on sarnased, kuid need ei ole seotud ühegi teise riigiga. Pea meeles, et kuna USA ja Iisrael on taas konfliktis Iraaniga, on Venemaa sisuliselt sunnitud loovutama osa oma olulisest relvastusest Lähis-Idast. Veelgi hullem, Venemaa on sisuliselt tunnistanud, et ta ei suuda enam piirkonda mõjutada, kui ta lahkus Süüriast 2024 aasta lõpus pärast kiireid opositsiooni pealetunge, mis sarnanevad sellega, mida Ukraina üritab teha Donbassis. Ja taktika osas on Venemaa kulutanud liiga palju aega, jõudu ja sõdureid, et ebaõmestunult vallutada kahte piirkonna olulist linna, Pokrovski ja Zaporižjat. Kuigi Pokrovsk lõpuks langes, juhtus see alles pärast seda, kui Venemaa kaotas piirkonnas väidetavalt üle 25 000 sõduri, mis moodustab umbes 20% kogu kaotustest. Kõik see viib ühe järelduseni. Kui Ukraina alustab uut pealetungi Donbassis, võib Venemaa olla sunnitud tunnistama, et ta ei suuda seda enam peatada. Kuid kõik lahinguvälja raportid on tegelikult teisejärgulised. Sõja tegelik telgitagune toimub Moskvas endas. Et saada rohkem teada, kuidas Venemaa president Vladimir Putin kaotab aeglaselt kontrolli riigi üle, vaata seda videot. Ja kui soovid olla kursis viimaste uudistega ülemaailmses sõjanduses ja geopoliitikas, siis kindlasti telli kanal.